Vladimir Putin palus siiski Donald Trumpilt 9. maiks vaherahu. Pärast Trumpi ja Putini vestlust teatas Venemaa ametlikult vaherahu kehtestamisest sõjas Ukrainaga Moskvas toimuva võiduparaadi ajaks 9. mail, kuigi Kiiev ei ole veel oma nõusolekut avaldanud. Selle asemel kutsus Ukraina president Volodymyr Zelenski üles pikaajalisele vaherahule, ajutise relvarahu asemel, et Putin lihtsalt ei kardaks, punkrist Punasele väljakule välja tulla. Samal ajal tõrjus Donald Trump ise Vladimir Putinit jõhkralt. Trump ütles, et Venemaa Föderatsiooni presidendil tuleks keskenduda rahumeelsele lahendusele Ukrainaga, mitte sekkuda Iraani tuumadesarmeerimise küsimusse. Nagu öeldakse, ära topi oma nina sinna, kuhu sind ei kutsuta. Samal ajal kutsuti täna Euroopas maailma liidreid üles tulema 9. mail Kiievisse, mitte Moskvasse, veriste okupantide juurde. Minu nime on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke mõni kommentaar video alla. Olen selle eest teile tänulik. Ja lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Täna teatas Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et Venemaa kavatseb võidupäeva puhul tule lõpetada. Mis puudutab Ukraina nõusolekut või keeldumist ajutisest vaherahust. Peskov, vastates küsimusele Ukraina reaktsiooni kohta vaherahu ettepanekule märkis, et, tsiteerin, tegelikult polegi selleks reaktsiooni vaja. Edasi tsiteerin täpselt Peskovi sõnu. See on Venemaa riigipea otsus ja see viiakse ellu. Aga loomulikult ootaksid kõik Kiievi režiimilt mingit reaktsiooni adekvaatsete kavatsuste osas. Praegu seda pole. Tuletan kohe meelde, et eelmisel päeval helistas Vladimir Putin Trumpile ja kaebas pisarsilmi, et Ukraina ründab agressorriigi naftataristut. Ja ta kardab isegi Moskvas võiduparaadi korraldada. Ta ütleb, et kardab nii väga, et see on õudne. Kui te ei usu, minge isegi Kremli veebisaidile. Seal on tema abilise Ušakovi sõnade stenogramm pärast läbirääkimisi Trumpiga. Ja seal on otse öeldud, et Vladimir Putin kaebas Donald Trumpile. Ta kurtis talle haledalt ja ütles, kurat, ukrainlased teevad mulle liiga. Kujutad ette, nad ründavad minu linnu. Ma alustasin sõda Ukraina vastu, aga ukrainlased ründavad minu naftarajatisi. Lõpuks ütles Trump, et pakkus Venemaa juhile väikest vaherahu. Kreml teatas omalt poolt, et Putin ütles Trumpile, et on valmis kuulutama 9. mail Ukrainas välja ajutise relvarahu ülestõusmispühade vaherahu eeskujul. Ja nagu Venemaa Föderatsiooni presidendi abi Juri Ušakov ütles, toetas Trump seda algatust. Omakorda märkis Zelenski, et Ukraina pooldab pikaajalist vaherahu, mitte mõnetunnist tulevahetuse lõpetamist Moskvas paraadi pidamiseks. Järgneb Zelenski tsitaat. Meie ettepanek on lõpetada tulevahetus pikaajaliselt, tagada inimestele usaldusväärne turvalisus ja püsiv rahu. Ukraina on valmis selle nimel töötama igas sobivas ja tõhusas formaadis. Siinkohal märgin ka, et kui 9. mai võidupüha puhul saavutatakse kokkuleppe, oleks see juba 3. relvarahu selle aasta algusest. Esimene puudutas lööke energiarajatiste pihta ja see kuulutati välja 25. jaanuarist kuni 1. veebruarini Donald Trumpi poolt. Ja pärast selle lõppu väitis Trump, et Putin pidas sõna ega väidetavalt rünnanud tugeva pakkase ajal Ukraina energiataristut. Kuigi see ei vasta tõele. Teise vaherahu leppisid Moskva ja Kiiev kokku lihavõttepühade tähistamise ajaks. 11. aprillist kuni 12. aprilli lõpuni. Eelmisel aastal tegi Vladimir Putin samuti ettepaneku vaherahuks võidupüha puhul, kuid Zelenski lükkas selle ettepaneku siis tagasi. Samuti sai eile teatavaks, et võiduparaad Moskvas toimub esimest korda alates 2007. aastast ilma sõjatehnika kolonnita. Kremli sõnul on otsus osa paraadist ära jätta seotud Kiievi poolse terroriohuga. No just. Ja selle üle kaebas Vladimir Putin nagu hale poisike Donald Trumpile. Lihtsalt selline tänavapoiss jooksis nurga vägant kaebama ja ütles, Tonni, palun tee midagi, Zelenski teeb mulle liiga, Ukraina teeb mulle liiga. No lihtsalt mingi tühisus. Nüüd üritab Kreml seda formaalselt esitleda kui rahualgatust, kuid tegelikult seisab selle taga soov lihtsalt Moskvat kaitsta aasta ühe peamise propagandasündmuse ajal. Ja selle kohta tsiteerin Ukraina välisministrit Andrei Sibigat. Miks mitte praegu? Miks oodata 8. maini?
Kui Venemaa tõesti tahab rahu, peab ta viivitamatult tule lõpetama. Ukraina on valmis toetama täielikku relvarahu ja kutsub Venemaad üles seda viivitamatult välja kuulutama. Näiteks 30 päevaks, mitte ainult Moskva paraadi pärast. Aga olgem realistid. Kremlis kardeti pärast Ukraina viimaseid rünnakuid samas Tuapses nii palju, et isegi sõjatehnikat ei julgeta Punasele väljakule välja ajada. Esiteks on Vene armee aastate pikkuse sõja jooksul Ukraina vastu kandnud märkimisväärseid kaotusi soomustehnikas ja suurtükiväes. Teiseks kardab Moskva üha enam Ukraina kaugmaadroonide rünnakuid, mis on juba korduvalt jõudnud oluliste objektideni Venemaa Föderatsiooni sügavas tagalas. Seetõttu võiks see ajutine tulevahetuse peatamine vähendada rünnakute ohtu Venemaa pealinnale. Kremli jaoks sümboolse sündmuse võiduparaadi ajal. Lisaks annaks selline paus Vene vägedele aega ümbergruppimiseks, tehnika remondiks, laskemoona toomiseks ja positsioonide kindlustamiseks pärast kurnavaid lahinguid. Poliitiliselt üritab Vladimir Putin mängida diplomaatilisel areenil. Pakkudes seda vaherahu just Donald Trumpi kaudu, püüab Putin näidata end justkui vaherahuks valmis. Kui Kiiev keeldub lühikesest pausist, siis Moskva muidugi püüab esitada Ukrainat kui poolt, kes ei soovi rahu. Ma olen kindel, nad juba levitavad seda, et meie oleme valmis vaherahuks, aga Ukraina ei taha rahu. Ukraina ütleb, et lõpetame siis täielikult tulevahetuse. Miks te nii teete? Te pakute meile lihtsalt ühepäevast relvarahu, ainult selleks, et Vladimir Putini tagumik oleks turvaline ja ta ei kardaks Punasele väljakule ilmuda. Ainult selleks. Te palute meil tulevahetus lõpetada, et mitte 9. mail häbisse jääda. See ongi kõik. Kreml on aastaid sidunud sõda Ukraina vastu selle müüdiga võitlusest natsismiga, kuid sel aastal näib olukord Moskva jaoks vähem soodne. Suuri edusamme rindel ei ole. Isegi sõjaväeparaad Punasele väljakul on kärbitud ning Vene linnad on praegu kaetud tiheda musta suitsuga pärast Ukraina rünnakuid. Ja just selles olukorras on Putinil oluline vältida läbikukkumisi. Moskvas pidustusi korraldada ja samal ajal luua rahutegija kuvand, kes peab läbirääkimisi Washingtoniga. Aga kui tulla tagasi Donald Trumpi ja Vladimir Putini vestluse juurde, võib tunduda, et Trump ei mängi siiski alati ja täielikult Putini kasuks. Näiteks kohe pärast vestlust Vene diktaatoriga ütles Trump, et Venemaa presidendil Putinil tuleks keskenduda rahumeelsele lahendusele Ukrainaga, mitte toppida oma nina tuumahävingu küsimusse. Edasi tuleb Trumpi tsitaat. Putin ütles mulle, et ta sooviks osaleda rikastatud Iraani uraani väljatoomises, kui ta saab meid selles aidata. Ma vastasin talle, et eelistaksin, kui te osaleksite sõja lõpetamises Ukrainaga. Tahan märkida, et varem on Moskva juba pakkunud võtta oma kontrolli alla Iraani rikastatud uraanivarud, mida oleks võinud kasutada tuumapommi valmistamiseks. Sellest hoolimata nimetas USA president telefonikõnet Putiniga heaks ja ütles, et pakkus Venemaa juhile lühikest vaherahu. Ning lõpetan saate Trumpi tsitaadiga. Ma arvan, et ta võib sellega nõustuda. Putin sooviks näha lahendust Ukraina küsimuses ja see on hea. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal ja pane sellele saatele like. Ja sõbrad, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid või teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.